Tabulatuuris on 6 joont, mis vastavad kitarri 6 keelele. Ülemine joon on esimene keel ja alumine joon on 6. keel. Esimene keel on heliliselt kõige kõrgem, ehk siis see, mis teeb linnukese häält. Kitarri peal võivad sõnad ülemine ja alumine ja kõrgem ja madalam segadust tekitada, seepärast et see, mis on heliliselt ülemine noot, on ruumiliselt alumine. Tavaliselt kasutatakse helitermineid, nii et jäta meelde, et 6. keel teeb karu häält ja on alumine ja esimene ülemine keel teeb linnukese häält. Karu ja linnuke. Kui 6. joone peal on 0 kirjas, tähendab see seda, et tuleb mängida lahtist 6. keelt. Kui seal on number 1 kirjas, tähendab see seda, et tuleb mängida 6. keele esimest vahet. Ja kui seal on number 3 kirjas, tuleb mängida 6. keele 3. vahet. Nüüd teeme testi. Kirjutan 3. joone peale number 2. Pane video pausile ja proovi ise üles leida, mida mängida tuleb. Näitan nüüd ette. Võtan esimene, teine, 3. keel ja esimene, teine vahe ja õige noot kõlab siit. Kui 2 numbrit on kohakuti kirjutatud, näiteks 6. ja esimese keele peale 0, tähendab see seda, et neid noote tuleb mängida samal ajal. Kui 6. keele peal oleks näiteks 3, tähendab see seda, et tuleb mängida 6. keele 3. vahet ja esimest lahtist keelt. Parim sait tääbide jaoks on www.songster.com. Seal on palju erinevaid tääbe ja süsteem on täpselt samasugune, et siin on 6 keelt, vasakul on veel näha keelte noodi nimed ja mis Songsteri eriti heaks teeb, on see, et kui sa space'i vajutad, siis ta mängib sulle seda lugu, mida sa õpid. Lihtsalt fantastiline. Teine variant on guugeldada oma lemmiklugu ja sinna lõppu tääb kirjutada. Ja sellisel juhul leiad kas tääbe või siis akkorde. Toon mõne tääbiga näitega. Et siin on näha nüüd tääbi natukene algelisemal kujul. Aga samamoodi 6 joont, keeled ja siis numbrid, mida mängida. Ja kui sind huvitavad kitarriakordid, siis selle jaoks on hea sait allguitarchords.com. Ja siin on süsteem selline, et sa valid oma akordi nime, siis selle tüübi, näiteks C major, tähendab tuur. Ja siis siin on ka näha, milline on paksem keel, milline on õhelm keel ja siis need, mis noodid all hoida. Ja see R-täht tähendab root, ehk siis juure noot. Ehk siis siin on C-noot ja siin on C-noot. Ja igaks juhuks mainin, et moll on minoor. Näiteks otsime A-molli kuju, A minor, get ja siin on jälle näha A-molli sõrmestus. Noodist lugemise õppimiseks joonistas Paula sellise lehe, kus on pealkirjas noodi nimi, koht, kus ta noodi joonestikul asub ja koht, kus see kitarri peal asub. Näiteks, kui noodi joonestikul on noot esimese 2 joone vahel, on see E-noot ja kitarri peal ta on esimene lahtine keel. Kui see noodi joonestikul on esimese joone peal, on see F-noot ja see asub kitarri esimese keele esimeses vahes. Selle lehe saab tasuta alla laadida minu lehelt www.coffee.com/Taavi. Kitarrinootidel on omane selline tähistus, et kui noodi juures on number, tähistab see vasaku käesõrme. Kui seal on P, I, M või A, tähistab see parema käesõrmestust. Ja kui noodis on ringi sisse number tehtud, siis see tähistab, et mis keele pealt seda nooti võtta tuleb. Noodi õppimiseks on parim sait classicalguitarschool.com. Siin on väga palju hea disainiga tasuta noote. Ja lisaks nootidele on siin ka metodoloogia, kuidas algusest peale kitarri õppida. Nii et siin algab väga lihtsatest nootidest, õpiku kaupa. Need õpikud saab endale alla laadida. Kui sulle pakub huvi noodi õppimine, siis need algajate õpikud on suurepärane võimalus järk-järgult areneda ja endale õige raskusastmega
palasid otsida. Et siin algab täitsa niimoodi 1-2 noodi lugudest ja see lõppeb mingisuguse täiesti jõhkra asjaga. Okei, see näeb piisavalt jõhker välja, ma arvan. Alguses on tääbi lugemine lihtsam, aga tääbis on vähem informatsiooni. Seal pole kirjas sõrmestust, dünaamikat ja tihti ka täpset rütmi. Noodist lugemise eeliseks on universaalsus. Noodist saab lugeda lugusid, mis pole ainult kitarrile kirjutatud. Nooti lugedes õpid keelt, mis on ühine kõikidele pillidele, mitte ainult kitarristidele. Kokkuvõttes arvan, et alguses on tääbist lugemine piisavalt hea, aga kui sul on kitarri õppimisega tõsi taga, tasub kindlasti noodist lugemine ära õppida.